Tere! Mina olen Jüri Putšakov. Mis sinu nimi on? Ühesõnaga, tere, head sõbrad! Õhtuhooaeg on läinud käima ja meil on ääretult hea meel, et me oleme saanud tulla järjekordse väljakutse juurde. Me oleme tulnud Alliku lehmafarmi. Siin on üle 200 pealine kari ja täna toimetab siin üks veterinaar. Me ei tulnud tegelikult neid loomi talitama, vastupidi, me oleme tulnud veterinaarile täna abiks ja kuuldavasti me ei pea tegema mitte ühtegi talitustööd, vaid vastupidi, me saame ikkagi käed külge panna, hakata süstima. Ikkagi natuke peab talitama, aga ma jõudsin ukse sisse tulla, juba anti mulle see piim kätte. Oota, mis me tegema peame? Sa pead andma juua. Me peame juua andma. Noh, läheb. Oh jumal. Mis ta tegema peab? Ta tirid või? No jah, sa võid ka nii teha. Ma ei pea käes hoidma. Kuule, oota korra. Näe, ma panen sulle siia. Sai nii, jah? Noh, teine asi kohe. Ühesõnaga, siin farmis toimetab täna üks Vladimir. Ta on olnud üle 30 aasta juba veterinaar. Ja lisaks sellele toimub täna siin ka üks seemendamine. Lehma seemendamine. No ei neiud, mind ei ole mõtet sellise pilgu vaadata, sellepärast mina kindlasti seemendama ei hakka. Seda teevad ikkagi professionaalid ja üks professionaal on siin ja ta on seal. Aga mis te minu otsa vaatate? Vladimir on seal. Nii, tere Vladimir. Tervist. Me oleme kuulnud tõesti, et sa üle 30 000 lehma oled ära seemendanud. No cirka sinna kanti jah, kipub juba olema. Lähme siis kõigepealt süstima, jah? Ja, me võib-olla süstime seda vasikast kõigepealt. Tulge minu järgi. Olete varem kedagi süstinud või? Ei, tavaliselt kui verd võetakse arsti juures, siis pööran pilgu ära. Mina näen nõela ja nähes seda nõela suurust, hakkab natuke virvendama juba vaikselt. Loomadele peab käitlema samamoodi nagu inimestega. Kõik on steriilsed asjad. Siis võime juurde juba minna looma juurde. No lähme looma juurde. See on nahaalune süst. Arusaadav. Tema ongi väike noor tegelinski, jah? 1 päeva on vanune. Vaadake, 1 päeva vanune. Küll vasikas. Kõigepealt desinfitseeritakse nahapind ära. Süst käib niimoodi nagu... Tõmban naha eemale. Just. Tervitused isale, mu isa oli ka kunagi veterinaar. Vot näed, ikkagi poeg on käinud isa jälgedes natuke. Ootan. Ta ikka vastu, hakkab punnitama vastu. Ja nüüd kõik, jah? Mis sai? Enam-vähem. Kuidas sa nii rahulik oled, Jüri? Kuidas seda võimalik üksi on teha, sellepärast, et ta rabeles päris kõvasti? Inimarstel on parem. Inimene laba, võtab püksid alla. Meil sellist asja ei ole. Pullil pole püksi jalas. Vaatamata sellele, et Vladimir on väga rahulik, Jüri, ma aplodeerin, sest et ma olin praegu nii närvis, et ma ise välisesin ka siin taga. Aga nüüd me läheme liigume edasi ja mis me nüüd teeme? Valuvaigistit teeme. Valuvaigistit hakkame tegema lehmadele. Ja nüüd on siis niimoodi, et need loomad tuleb kuidagi siia meelitada, et nad pistaksid oma peasid tarast läbi, siis saab nad sinna kinni panna. Ja seal on siis selline lugu, et need loomad tuleb nagu kohale toimetada. Kui palju nad kaaluvad? 500 kilo? Võib-olla 620. Ainult ühel meist 3 siin õhtustuudios on nii palju rammu, et 600 kilost lehma tirida õigesse kohta. See on Piret, aga ta jäi täna koju ja järgmine on Robi. Sa tegid väiksele vasikale, tegid peenikese süstlaga süsti. Mina pean minema Aadikusse, kus on need 600 kilosed sõnad on ju. Ma arvan, et see ei lähe nii kergelt nagu sinu vasikaga. Kõigepealt paksu ja siis tšukk. Ma lihtsalt praegu näitan sulle ise, kuidas mina teen. Ja järgmisena sa teed ise, eks? Vaat niimoodi vaatan. Näed, siis ta ei tunne seda. Siis kui ta juba tõuseb, mul on juba tehtud. Miks sa nii rõõmus oled? Hea uudis on see, et siin on järgmine loom pikali. Ja täpselt samas asendis. Jürike, natuke suurem kui sul. See on küll üks ekstreemsemaid asju, mis ma nüüd siin saates teinud olen. Oot, läheb ära. Nii, läks oot. Looma jõud ikka. Ma ütlen ausalt, tavaliselt tüdrukud nii käituvadki, kui Robi tuleb. Lihtsalt lähevad minema. Lükkab enda peale. Valmis. Patsient on valmis. Suurem osa tööst on tehtud. Rahuneb maha seal turvalises keskkonnas. No nüüd. Pane. Tõmba välja. Issand jumal, ma loodan, ma sulle haiget ei teinud. Mustik. Oi, kui raske see oli praegu. Jumala kõva värk
praegu paneme vitamiin nahaalusi. Vladimir, aga mõtleme läbi. Ei ole midagi, tule siia. Kas sa ei karda, et seal on natuke siuke tihke keskkond, et võib-olla natuke... Vaata, siin on, meil on jooksemisruumi. Tere, no nii, oi, sõbrad, nii, palun, tulen siit mööda. Niimoodi tõmbad ja siis niimoodi purd. A tuud sisse ainult, jah? Hästi, veel tugevalt. Oi, see ei läinud läbi isegi. Ossa poiss. Jah, just. Vaat, ütleme niimoodi, et nüüd ma tean, et lehmanahk on nii paks, et minu hädine löögikesed läbi ei lähe. Anna andeks. Tõesti, sa oled tubli loom. Hea uudis on, et üks on veel. Nii, mis nüüd? Mis see on? Kes see viimane on valu? Mis tegema peab? Valu väigistava süsti. See on nüüd lihasesse või? See on nüüd see patsutamine, jah? Nii, kus ma pean sinna vahele minema? Jaa, tule siia, ära karda, tule siia. Aga see ka vaatab siin kahtlase näoga. Kõik läks valesti. Süstel läks katki. Kõik läks valesti. Aga ta natukene praegu valesti seisab, sellepärast... Ma ei kohe vaatasin midagi valesti. Ma saan aru, et kahju on tohutu, jah? Mis kahju? Ei ole midagi. 15 000 eurot on üks süst. Vaata, nii. Tšuh. Ahaa, niimoodi. Proovi, Jüri. See on kõige suurem asi, mis sa kunagi saates teinud oled. Nii, ja see on siis meile Oota, kes see? See on seemendamiseks. Tema on seemendamiseks. Ma tahaksin küsida, olete varem teinud? Mul on poeg. Kas te tahate mõlemad lehma sisse minna praegu? Kuidas me läheme sinna sisse? Me ei tunne ju emakat ära. Tavaliselt loomakesed ikka lasevad seda protseduuri teostada. Kui neil miski ei meeldi, isegi see, et sa oled tige, et sul on kiire, nad tunnevad sinu stresseri kohe ära. Meil ei ole kiire, aga meie stressitase tõenäoliselt juba mõeldes selle asja peale on 4000 peal. Ma praegu teen doosi valmis, siis lähme lehma juurde, on ju? Mis number ta kõigepealt on? Number 81. Lähme tutvustamegi. Ilus nimi. No tere. Te olete siin vist esimest korda, ma pole teid varem näinud. Saan mu sõbraga tuttavaks, tema on Jüri. Taas särab päikse kiirtes, pihilapuu. Oota, stressi tüdrukule. Ma lihtsalt tahan öelda, et mul siin korra ehmatasin ära, et kas sa oled ennast süstinud? Siin on spermadoos ja spermadoos tuleb hoida sues. Kuidas see protseduur nüüd välja näeb, mida sa tegema hakkad? Ma fikseerin päraka kaudu emaka kaela. See käsi ei lähegi kohe sinna õigesse. Ei, emakasse ei lähe, see läheb pärakasse. Ja päraka kaudu ma fikseerin emakat. Kui sa valesse kohta torgad, ütleme seal kuused edesse, siis sa saad jalaga. Kuidas me aidata saame? Te saate võib-olla lihtsalt vaadata pealt. Võib-olla mitte päris pealt ja võib-olla külje pealt. Kui päraka juures juba puutud, siis on muidugi distantsioon. Et ta paneb iga kell sul jalaga. Sa pead olema valmis hüppata ja siis hakkad masseerima talle ühesõnaga rektumit, et saada seda kakajuunit välja. Nüüd ma laiendan suppeosa ja siis manustan seda doosikest. Väga hästi. Ja korras, jah? Ja korras. Näed, spermadoos on meil siin. Me võime lugeda, millal ta tehtud, mis nimeline see pulliken oli. Et kellel on head silmad, Jüri, sinule, vaata. See on nüüd puhas või? See on puhas nüüd, jah, vaata. Predar. Predar, just. Robi, näed, võta Anna Vladimiril tagasi. Ei, te võid ise anda, ära muretse. Ma võtan. Võib nüüd öelda niimoodi, et kui kõik hästi läheb, on sündimas pisike ime. Lähme vaatame 81 otsa. Vaatame, kas ta on teist nägu. Ja vaatame, kas tõesti 9 kuu pärast sünnib üks väike vasikake meile siia toredasse Alliku farmi juurde. Ma arvan, et ta nimeks saab kindlasti Jüri. No, ühesõnaga meie tore katsumus siin Alliku farmis on saanud läbi ja Robi pole kunagi nii õnnelik olnud, sellepärast et ta nägi ikkagi, kuidas sünnib ime ja Vladimir tegi seda nüüd juba 30 000 ja esimest korda. Tõenäoliselt tegelikult need numbrid on veel suuremad. Ja nüüd 9 kuu pärast, kui kõik läheb õnneks, sünnib üks väike vasikas meile siia juurde. Just. Kuidas sa meie tööga rahule jäid? Ma ütleks, et esimese korra kohta võib 5 olla. Loomad jäid ellu ja meie traumad ka ei ole saanud. See on väga hea. See on kõige tähtsam, et loomad jääks ellu ja ise ka omal jalal koju lähed. Aitäh sulle. Soovime edu. Aitäh. Ja mis nüüd kõige põnevam on, et eks ole, mis siin salata? Tegemist on keskkonnaga, mida pidevalt puhastatakse, sellepärast, et loomad ikkagi elavad siin ja teevad oma asju siia samma, eks ole. Masin käib, lükkab siin vahepeal selle sõnniku kokku, kui nii võib öelda.
ja peab Me ütlema, võrdlemisi et meil puhtalt. läks päris hästi, ei olnud nagu midagi hullu, need riided toimisid hästi. Jah. Aga meie kaameramees ja armas. jälle vaesekene. Noh, palun. Vaata, et fookus saaks paika. Oota, ma võtan selle õla peale. No nii, oli ikkagi aktsioonile lähemal. Ja ega midagi teha ei ole, enne järgmist võtet peab Eerik minema pessu.